Nii et Nix võitsid just Ameerika jaoks uskumatult põneva sündmuse. President Trump oli seal. Ja me peame endalt küsima, kuidas see sündmus niimoodi välja nägi? Jah, mu sõbrad, te juba teate sellele vastust. Alustame päris algusest. Nixil on suur mäng, see on väga põnev ja isegi president Trump läheb kohale. Okei, siin on tema autokolonn. Väga lahe. Ma mõtlen, peale selle, et on kurb, et selline mees vajab nii palju turvatust, on minu arvates hämmastav, et me teeme ikka veel neid vanu rituaale, nagu oma juhtide austamine ja selle tagamine, et kõik teaksid, et nad on tulemas. See on suur asi, eriti nii suurel mängul nagu see. On väga muljetevaldav, kui suudetakse meest turvaliselt hoida. Seega kiitus kõigile, kes sellega hakkama said. Kõik turvatöötajad, kõik politseinikud, kogu CIA, FBI, mis iganes, kõik, kes olid kaasatud tagamaks, et president Trumpiga midagi ei juhtuks. Me kõik oleme väga elevil. Siin on autokolonn, suured päevad, tõesti lahe. Limusiinid, vanaaegsed, põnevad, tead küll, kogu see möll. Ja naimesed tänaval karjuvad oma toetust ja mõnest aiastki. Täiesti geniaalne. Nii algabki see õhtu ja siis muidugi hakkavad inimesed arutama, kas president Trump on Nixi fänn, bla. Vaatame, mida neil siin öelda on. Trump. Tead, ma olen liigas olnud juba pikka aega. Ma juhtisin kunagi NBA Entertainmenti. Ta tegi meiega I Love Kidsi mängu promoklipi. Ta oli NBA-s Madison Square Gardenis pidev külaline. Kas te kõik mäletate, kui te siin mängisite? Mitte Draymond, aga vanast tõid tal alati platsiserva kohad. Ta oli kogu aeg siin, ta oli draftidel. Nii et ta on tõeline Nixi fänn. Ja fännidel on siin natuke ebamugavusi, aga kui sa vaatad ringi selles areenis, siis see on rahvast täis. Nii et inimesed kuulasid, nad tulid vara kohale. Nad said hakkama kogu selle lisaturvaga, mis on vajalik. Nagu ma ütlesin, ma arvan, et me peaksime kasutama sporti selleks, et luua inimestega rohkem ühtekuuluvustunnet, mitte vähem. Ma olen nõus ja ma arvan, et see, kui poliitiliseks sport on muutunud, on lihtsalt südantlõhestav. See on lahe. On lahe minna mängule ja istuda oma riigi presidendiga, isegi kui sa temaga ei nõustu. See on põnev, see on huvitav, see on teistsugune. Ja sport peaks olema midagi, mis toob kõik inimesed kokku, eks? See ongi kogu mõte. Meil on oma meeskond, teil on oma meeskond. Me kõik võitleme võidu nimel. Mõne jaoks on see laastav, teiste jaoks on see põnev. Aga siis tuleb järgmine võimalus järgmisel korral. Ja ometi kuidagi on need kohutavad, hullumeelsed radikaalid suutnud ka spordimängud ära rikkuda. Mida ma selle all mõtlen? Noh, mu sõbrad, las ma viin teid mõne päeva tagasi, kui Pariisi Saint-Germain võitis selle suure jalgpallimängu, mis Pariisis toimus. Ja selle asemel, et Pariisi elanikud tähistaksid seda suurt võitu Ühendkuningriigi üle, kellega, nagu te teate, on pikaajaline rivaalitsemine, otsustasid nad Pariisi sõna otseses mõttes maha põletada. Ja kui ma ütlen nad, siis ma mõtlen migrante, ma mõtlen islamistide toetajaid, sest need inimesed ei ole võimelised tegelikult nautima ja hindama lääne kultuuri, mis väärtustab sporti. Pigem tahavad nad selle hävitada. Ja just see siin juhtuski. Tere tulemast Pushbacki. Mina olen Jaara Kei, teie saatejuht. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, et hoogu juurde anda. Ja kui soovite kursis olla meie sisuga, siis vajutage ka teavituste kellukest. Me oleme väga tänulikud, et olete siin, sest me seisame vastu ja ilma teieta ei oleks see võimalik. Aitäh, et olete siin. Lõpetame selle video ära ja siis vaatame, mis juhtus pärast järgmist võitu. Ma tean, et sa oled New Yorgist 55 aastat. Me teame, et sa pead olema neutraalne. Aga kui suur asi see on? Mul on olnud paar asja öelda Donald Trumpi kohta, kes läks Nixi mängule. Ja tead, praeguseks on mängupäev. Ja ma arvan, et Nixi fännid tahavad lihtsalt nautida kolmandat mängu, esimest kodumängu 27 aasta jooksul. Aga mul ei ole ka selge, et Donald Trump oleks suur Nixi fänn. Ma mõtlen, kas see mees üldse teab vahet, Carl Rowan. Okei, ma ei taha sellest Donald Trumpi teemat teha, sest see pole temaga üldse seotud. See on lihtsalt küsimus, kuidas nad suutsid selle politiseerida. See ongi selline retoorika, mis algab, eks. See algab sellest, et see inimene ei peaks tulema. See inimene peaks tulema. Võib-olla ta polegi isegi fänn. Kui sul on suur Nixi mäng ja sa oled Ameerika president ning see on ameeriklaste jaoks suur mäng, siis sul on lubatud seal olla, isegi kui sa pole fänn. Okei, lihtne ja selge, aga see pole selle video mõte. Selle video mõte on see, mis juhtub pärast, eks? Ja see ongi see, mis toimub. Okei, nüüd ma tahan, et sa midagi märkaksid, sest ainult väga tähelepanelikud inimesed suudavad võib-olla näha, millised lipud sellel üritusel lehvivad. May.
ausalt öeldes tunnen ma praegu, et Palestiina lipp, neile, kes ei tea, mis see on sama või vähemalt sarnane või vähemalt mingisugune terrorismi sümbol. Ma ei usu, et kui sa näed Palestiina lippu lehvimas mõnel neist protestidest, siis see on tegelikult Gaza rahva jaoks. Ma arvan, et see on lihtsalt viis. See on uus sümbol võitlemiseks lääne tsivilisatsioonide vastu, teeseldes, et hoolitakse palestiinlastest. Ma võin teile kindlalt öelda, et palestiinlased ei hooli Nixi mängust ega sellest taksost. Aga need inimesed suudavad selle ikkagi selleks teemaks teha. Nüüd vaadake korraks, kes need inimesed siin on? Kuidas nad välja näevad, need, kes seda taksot lõhuvad? Võime lihtsalt oletada. Võime lihtsalt oletada, mis usku ja milliste poliitiliste vaadetega nad on. Ohoo! Nüüd läks see sündmus nii hulluks. New Yorgis lõhuvad Nixi särke kandvad märatsejad taksosid, lehvitades samal ajal välisriikide lippe pärast Nixi tänast võitu. See läks nii hulluks, et Zoran Mamdani teatas, et Nixi vaatamispeo, mida ta oli Madison Square Gardeni ees reklaaminud, tuli ära jätta. Okei, noortele ükskõik, mida Nixi vaatamine tähendab, neil on selle kohta midagi öelda. Vaatame. Kas sa kuuled seda keelt? Kas sa kuuled, et need ei ole ameeriklased? Nad suutsid kõik ära rikkuda. See pidi olema pidu. See pidi olema põnev päev. Nix võitsid, suur asi, väga lõbus, väga lahe. Ja ometi suutsid nad muuta selle lihtsalt massiliseks lõhkumiseks. Veel üks ilus Ameerika kultuuriüritus muutus vastikuks vägivallapuhanguks. Lihtsalt mehed, me peame end kokku võtma. See vägivald. Tule mulle kallale. Mendi perse! Ei, kurat aitab, tule siia. Kurat! Sa näed, kuidas ta sõbrad on nagu, kurat, ära tee seda, sa jääd hätta, see on Nixi mäng. Ausalt öeldes mul on neist politseinikest tõesti kahju. See peab olema väga stressirohke. Sa tead, et midagi läheb valesti. Sa tead, et see saab olema, sa lihtsalt tead, et sa ei tegele praegu tavalise rahvaga. Ja see ongi see, milleks teid on koolitatud, aga see on lihtsalt asi, mille suhtes me peame kaastunnet tundma, meeles pidama ja olema tänulikud selle eest, et nad on ikka veel väljas, püüdes kaitsta ja luua mingitki normaalsuse tunnet nendel hulludel aegadel. Igatahes, nii see on. Jällegi, suutsid need hullud rikkuda midagi, mis peaks olema tore. Ja kas see pole üllatus, et rünnatakse Ameerika kultuuri, Ameerika kultuuripärandit, Ameerika pärandit, Ameerika juhtrolli ja seda kõike mille nimel? Et natuke testosterooni välja elada, tõestada midagi lipuga, hävitada takso, nad kõik, iga üks neist inimestest tuleks arreteerida.
tõsiselt, nad kõik tuleks arreteerida ja mõneks aastaks vanglasse panna, et neile ja kõigile teistele õpetada üks õppetund. Selliseid asju lihtsalt ei tohi teha. Igatahes aitäh, et sellele teemale tähelepanu pöörasite.